Joosep Ralf Nõgene Junior WRC sarja hooaja teine etapp on Portugalis algamas. Oled sõitnud Rootsis, seal võib-olla kõige paremini läinud pidi superralli süsteemis lõpuks lõpetama. Vahepeal polegi sõita saanud, et kuidas on peale sellist pausi tulla nüüd siia Portugali ralli on ikkagi päris raske katsumus? Jaa, on väga raske katsumus. No tegelikult me pidimegi 2 nädalat tagasi sõitma Portugalis ühe ralli, aga meil, kuna siin olid need elektrikatkestused, siis meie auto jäi üldse Kanaaridele kinni ja ei saanud kätte seda õigeks ajaks, ega see ettevalmistav ralli jäi sõitmata, aga me saime Eestis ühe testi teha ja tegime siin pühapäeval testi ja lõppude lõpuks need pool rallit on mulle nagu tuttav, sest et ma olen siin sõitnud erinevatel juhtudel, et see reedene päev tuleb lihtsalt üle elada ja mõistusega võtta, et seal nagu see aja tegemine nagu prioriteet ei ole, et pigem tuleks võimalikult puhtalt läbi saada ja siis juba edasi hooga minna. Ma mäletagi see mõned aastad tagasi, kui me tegime suga siin intervjuu, et sa sõitsid siis nagu mingi Portugali süsteemi arvestuses. Kui palju sa selle ajaga võrreldes nüüd enda arvates oled ka küpsem siin nendel teedel sõitmiseks? Ma arvan, et see küpsus oli juba tol ajal siuke enam-vähem, sest et ma olin Euroopa meistrivõistlusi 2 korda sõitnud siin ja ongi, et ma arvan, et selles mõttes nagu liiga palju muutunud ei ole, aga eks 4 autoga on natuke teine teema ja õnneks meil on juba tükk kogemust ka sellega olemas, nii et ma arvan, et see on siuke paras küpsus. Sa ütlesid, et said kodust teha testi, ega sul siis seda võistlusautot seal ei olnud, sa tegid analoogsega, et siis tuua siia üle need oma seaded, mis vaja olid? Jaa, aga me sõitsimegi, kodus oligi täpselt sama auto põhimõtteliselt, et tegime sellega testi, et meil seadistusega on nagu on, et Junior WRCs on suhteliselt fikseeritud kõik. Et nii palju muutsime, kui on võimalik ja tuleb põhimõtteliselt auto järgi sõita. Aga ikkagi viimane ralli veebruaris, praegu on mai keskpaik juba. Kuidas vahepeal ennast siis sõidumehena vormis hoida või mis sa siis tegid? Sõitsid arvutimänge või käisid niisama metsas siis trenni autoga vahepeal ragistamas või kuidas see vormis hoidmine käis? No põhimõtteliselt jah, saab mängida arvutimänge, et on paremaid, on halvemaid lahendusi, aga ei, ega nalja pole, et suhteliselt raske on ennast niimoodi ree peal hoida, et pigem tuleb rõhku panna nagu ettevalmistusele rallile, et vaadata videosi ja teha kodutööd ja siis enne rallit proovida testidest maksimumi võtta. Tunned ennast siis kindlalt? Ma tunnen ennast kindlalt, piisavalt kindlalt, jah. Edu! Aitäh!